Räägime toodete impordist TXT failist. See valik on olemas kõikidel klassikversioonidel, aga võib täiendavalt lisada ka Berlinile pluginana ja sellisel juhul on ta import products old. Mul on selline fail, nagu siin on näha, ja selle faili olen salvestanud Unicode teksti ning lähen seda importi tegema BIM ja import products old alt. Siin on ka siis kasutusjuhend, näidised ja kõik muu. Ning siin tuleb siis teha mäppimine vastavate väljadega. Tabelis A on mul tootekood, nii et valin selle välja. Veerus B on tootegrupp, veerus C on ühik, veerus D on nimetus ja võtan eesti keeles praegu. Nüüd E ja F veergudes on nii neto kui brutohind. Soovitan ühe nendest importida netohinna juhul, kui tehakse arveid rohkem arvete moodulist, brutohinna, kui tehakse kassast. Ehk ma eelistan praegu siis müügihinda käibemaksuga ehk brutohinda. Veerus G on laohind. Juhul, kui koguseid sisse impordi, on see informatiivne laohind. Koos kogustega on ta tegelik imporditava koguse laohind. Hash on siis meil hankija. Selline hankija meile siis tekitatakse nii nagu tootegrupi. Sama lugu tooteseeriaga. Sama lugu kaubamärgiga või brändiga, kui sellist enne ei olnud. Sama lugu ka tähtsusgruppidega. Edasi võib importida ka parameetri näidatakse e-poes. Ehk vahetevahel vajatakse ainult selle muutmist, et vaikimisi e-poest kõiki tooteid ei kuvataks. Lahtris M on mul nüüd konkreetne laoseis ja lahtris O on tarneaeg antud juhul. Oodatav tarneaeg. Aga kui on tooted erinevate käibemaksudega, võib-olla peaks ka käibemaksu väärtus olema. Põhimõtteliselt võib siit ka hinnakirja hindu importida. Et kõik need väljad, mis siin loetelus näha on tegelikult valitavad. Kuna ma impordin ka kogused, siis valin konkreetse lao. Kuna arvelevõtmise aktidel peaks olema ka koostaja, siis valin konkreetse koostaja ning valin siis dokumentidest tänase kuupäeva järgi ka tooted importimiseks Unifaili. Siis on hästi oluline, et ma peaks ütlema, et mille alusel ma tuvastan ees olevaid tooteid. Valin siit praegu, et täpse koodi järgi ja siis täpse nimetuse järgi, aga seejärel minnakse uuesti otsima koodi, ehk kood jääb nagu peale. Valikus 2 jääb just nimetus peale. Siin on ainult täpne kood ja täpne nimetus ehk mõlemad peavad vastama. Ja kui toodetel on EAN kood, see on unikaalne ja kõikidel toodetes olemas, siis on võib-olla kõige mõistlikum teha seda üldse EAN-i järgi. Aga praegu jätan selle vaikimisi valiku. Põhimõtteliselt võib siit tooteid ka aktiivseks teha, kui sellised veerud on olemas.
siis failil on päiserida, kus on öeldud, mis andmed seal on. Põhimõtteliselt võib ka keelata toote nimetuste ülekirjutamise, uute toodete lisamise, toodete muutmise, aga praegu on mul need vajalikud, nii et ma lähengi importima. Selles mõttes ta teeb seda kiirelt, ta näitab, kui palju tekkis tooteid või kui palju muudeti ja need tooted on siis PIM ja tootekataloog all näha, et siin ta väga palju informatsiooni ei anna, kuidas see asi õnnestus, aga küll on ladu ja arvelevõtmise aktid all näha siis tänasest kuupäevast arvelevõtmised nende toodetega.